Pollard. Mingi lookout, noh. Me tulime, kui te näete, siis ühesõnaga, oota. Me tulime, seal on see. Me tulime selle kaldalt äärest, sealt me 2 mäe vahelt tulime, siis jõudsime siia linna ja siis tulime kuskil siit üles. Ma loodan, et saite midagi aru ka. Jah, ma näitasin näpuga. Nice. Et amazing. Jumal ilusad vaated on. Ja me sõitsime läbi nagu meile tundus, et seal oli mets põlend mingi, ma ei tea, aasta aega tagasi võib-olla. Ma tegin sellest videot ka. Aga magnificent. Jumal ilus. Heartbreaks and promises. I'm tired of giving my say goodbye. Goodbye. Nagu sellele kohale. Goodbye see koht. You've got to show me love. You've got to show me love. You've got to show me love. Sven ikka siis ujumas siin all. Nüüd ma vaatan, kuidas ta sealt ära läheb. Rando, aga tahad rääkida meie vlogi vaatajatele ka, et mis fun fact'i sa õppisid selle kohta siin? Ma ise tegin research'i ja ma sain teada, et põhimõtteliselt enam 100 aastat tagasi esimese Eesti Vabariigi algusest oli siin sellest basseinist leiti 57 kilo puude. Siis nad tegid niimoodi, et ülevad panid sinna toru, kus see alguses, see kohtumine algab, panid sinna toru ja siis viisid sellest basseinist mööda ja siis pumpasid tühjaks selle ja siis leidsid selle üles. Tekkid kättele. Next level. Ja jutu lõpuks vend ka. Tõi ära. Nii hull, kui see kõlaks. Ja koha nimi? Woolshed Falls Pool. Ma filmisin seda. Aga aitäh, et lugesid. Palun. Et jah. Peaaegu, et napilt üks esimesi korralikke koskesi. Muide enamus on suht nirjad olnud, aga see on täitsa ilus siin.
panime oma pepud maha siia. Nautime. Heartbreaks and promises. I'm tired of giving my love. What I need is somebody who really cares. I really need a lover that wants to be there. It's been so long since I've touched a wanting hand. I can't put my love on the line. That I hope you understand. You've got to show me love. You've got to show me love. Vaat skeerd, jah? No kui ma teed vaatan, siis ei ole, aga kui ma vaatasin sinna kõrvale korraks, siis veits. Väga haige, mis vaatad. Lihtsalt niimoodi. Usalda sa pead täielikult, ne? Kui keegi tahab nagu, if someone wants to end it, he can. Täitsa pekkis, ne? No ma ei tea, kui kõrge me oleme igatahes üle 1330 meetri ja randompinges. Ei ole. Need on lumene postid. Kui siin lumi on, siis tead, et hoia paremale lihtsalt. Täitsa lõppne. Ma ei tea, enam kõrgemale nagu saab veel minna, saab küll. Saab vist küll, jah. Me oleme oma esimeses luukaudis, Renees luukaud. Ja mis see kõrgus oli? Vot, 1589 meetrit kõrgele. Merepinnast siis ma eeldaks. Ja no siin on mega jahe ilmselgelt mägedes, aga panda see jookseb. Aga lihtsalt siin on nii ilus ja nii mõnus. Ja me lähme, üks lookout point on veel, see on mingi 1700 midagi. Nii et lähme veel kõrgemale. Ja meie CRV peab jumala hästi vastu, nii et väga tubli auto oleme endale sebinud, et ega ta mingi jõhker matkakas ei ole, aga peab välja väga hästi. Nii et lihtsalt igaks juhuks ühe korra veel. Love it! Nii. Ma mõtlesin, et olen intervjueerinud natukene autojuhti ka, et kuidas kommenteerida autosõita siis siin mägedes? Huvitav, aga pole aega, et vaatajaid vaadata. On natuke hirmus ka või? Kui vaatajaid vaadata, siis natukene, aga kui vaadata teed, mida sa pead tegema nii, siis ei ole. Okei. Rohkem ei ole midagi öelda või? Ja muidu väga nagu hea. Meil võiks olla veits rohkem powerit autol. Et ma pean õigelt mõtlema nagu käiguga, kus minna, aga... Et ma just kiitsin meie autot, et meil on väga nagu hea auto, et ta päris ehtne matkakas ei ole, aga ta on nagu sükke, et veab välja ilusasti. Seda küll, jah. Et well played. Lõuna-Aafrika, Lõuna-Austraalia saab sellega ilusti ära avastada. No, me oleme varsti, no mitte päris keskel, aga natukene, no vahet ei ole vahest, mis ma tahtsin öelda just. What the fuck just happened? What the fuck just happened, bro? What? No me saame hakkama. Ei, see on tipp-topp. Ja ma ei mäleta palju, me maksime mingi 9000 Austraalia dollarit sellest, see on mingi 5000 euri. 5 tonni eest ja see auto näeb siukseid asju.
sai epiis. Sai piisne. Nii et lähme edasi siis või? Natuke kõrgemana või? Praegu liiga lahja vaata meie jaoks. Praegu ei ole nagu mingi pinget. Püksid märjad. Ma näitan natuke, siit on väike lõik on näha, kus see tee läheb, kus me siis hakkame kohe sõitma. Aga näitan. Vot, sealt läheb. Nii et Are ready? Let's get it. You've got to show me love. You've got to show me love. Kes oleks arvanud? Your two unemployed friends on a Friday. See on siia kõrvale nautima. Väga õige. No vaadake seda on. Hull. Sealt on seda teed ka näha, kus kaudu me tulime. Jookseb seal mööda mägesid. Ja Buffalo National Parkis me käisime. Väga nice. Jah. Me oleme siis praegult nii kõrgel. Väga nice. Me jõudsime veel kõrgemale. See on siis The Cross ja me oleme 1845 metra kõrgusel. Ja look at that. Hull. Lähen natuke lähedamale, siis ma saan näidata seda crazinessi, mis siin on. Nii, siit vist on päris okk. Kuskilt sealt me tulime. Siin on siuke sopp. Mägede sopp. Ja seal on ujumiseks tehtud mingi bassein. Kes tahab, kellel tähendab palav siin on. Ma ei tea, siin on vähemalt Rando ütles mulle, et temperatuur oli vist auto näitas 10. Aga ma ei tea, mis see nagu päriselt on. Me tulime täiesti kogemata siia, sest et meil oli aega natuke rohkem, siis me planeerisime mõned kohad ja nüüd me oleme mägedes. Infot teile. Nii. See on kõige kõrgem koht, kus sa saad nagu autoga põhimõtteliselt tulla. All year nagu siis aasta ringi nagu. Et võib-olla ilmselt kuskile mujale saab natukene ka, aga see on nagu süge koht, kus saab alati tulla. Ja see põhimõtteliselt 20-ndatel, 30-ndatel lehti. Ja siis inimesed tulid siia oma esimest autodega mingit, ma ei tea, mis enam kõrgemale väga autoga minna ei taha. Oi, teeme ära selle värgina. Tee peal oli lihtsalt silt traffic hazard ja mõtlesin, okei, tõenäoliselt äkki mingi kivi tee peal või midagi. Ja siis tuli välja, et see oli lihtsalt mingi räigelt suur nagu mingi sükane fucking kraav üle kes teed seda. Sõitsime sealt hooga läbi. Mõtlesin, oleks natuke suurema, ma oleks karteri põhijuurde läinud ja ma oleks paradi istuksin tee ääres nagu mingi päkapikud. Randol on veits pänik, sest et meil on 65 kilomeetrit nüüd seda kruusateed. No ja kui midagi juhtub, no siis on see. See on siuke nagu... No ta on hea kruusatee selles mõttes jumala sile, sa saad siin nagu ilusti sõita. Aga lihtsalt ma mõtlen nagu... Jah, levi mõttes. Levi pole üldse. Vaata, kas ma saan. SOS on. Nii et
aga isegi kui me läheks asfalt, siis ega kui on SOS, siis ega me läheks samamoodi. No ega tegelikult jah, suures mõttes vahet pole, kas see on asfalt või kruusatee. Just täpselt. Ega siin inimesi ka väga ei liigu niikuinii, aga see on ainukene tee põhimõtteliselt ikkagi Canberrasse siit. Ma ei hakka minema mingi 5 korda pikema ringiga. Jep. Aga väga rohelised vaated on selles mõttes. Ei, vaatetel pole midagi. Nii et fingers crossed, we will make it. Elu parimad teeolud siin. Nüüd läheb siis töö veits paremaks. No meil on tulnud vastu praegu mingi, ma ei tea, 5 või 6 autot äkki. Midagi sukest. Siis Rando ütles, et ta mõtleb seal, kui midagi juhtub siin, siis me oleme nagu nii üksinda siin. Et siin pole Livi ka jätkuvalt, siin on SOS ainult. Google Maps mingi annab endast kõik lihtsalt, et üritada meil trajektoori hoida, aga noh. Mälu järgi hoiab siis praegu. Let's go! Ta on 6. ka. Läks 6. Oh my god. Ma ei olnud ära oodata seda aega. Kaua me panime sult mägede maha praegu? Mingi 70 kilti midagi, aga nagu ajaliselt ma ei tea. No 45 minutit saime juurde. Selles mõttes me pidime muidu 20-30 jõudma sinna. No eks siis ma arvan, ma ei tea, 1,5 tundi võib olla ikka. Ei, nüüd oli 21-12 ju. Jaa, aga nagu ega me ei seisnud ju, me sõitsime lihtsalt aeglasemalt, me sõitsime nii palju aeglasemalt, et ta tuli 45 minutit juurde. Jah, mitte 1,5 tundi. Jaa, aga me sõitsime ju seal nagu mingi aja nagu... Mis aru või? No ühesõnaga. Ma arvan, me olime kokku seal ikka mingi 1,5 tundi. Jaa, aga graafikusse me saime 45 minutit juurde. Jaa, täpselt jah. Let's get free, noh. Oh my god, Heikos hakkab kodu jooksma.